Dokumentaalfilmi vaatamine on hea viis lõõgastumiseks, samal ajal oma valitud teema kohta fakte teada saades. Kuid mõnda dokumentaalfilmi on peetud häirivaks nende vastuolulise sisu tõttu ning mõned on isegi teatud riikide valitsuste poolt maailmas keeratud. Number 10. Marwan Call, tuntud ka kui Village of the Dolls, on dokumentaalfilm, mille režissöör on Robert Zemeckis ning see kirjeldab Mark Hogancampi elu ja tööd, kes on väljamõeldud linnalooja, millest dokumentaalfilm oma nime saab. Selle linna loomine oli Mark Hogancampi läbielatud trauma tulemus aastal 2000, kui ta viibis Kingstonis, New Yorgis baaris nimega Anchorage. Seal olles jäi ta natuke liiga palju ja hakkas rääkima 5 mehega, kuid vestlus muutus peagi ebameeldivaks. Hogancamp tunnistas neile, et talle meeldib kanda naiste rõivaid, mis solvas seda seltskonda väga. Varsti pärast seda, kui ta selle avalikustas, ümbritsesi kõik 5 meest teda ja hakkasid teda ründama. See oli ränk peksmine, mis jättis ta teadvusetuks ning pärast politsei kutsumist viidi ta kiiresti lähedal asuvasse haiglasse. Kui ta lõpuks ärkas, arvas ta, et on aasta 1984 ega mäletanud midagi sellest, mis tol ööl juhtus. Kui üks nimetu mees märkas, et Hogancamp on järkvel, külastas ta teda ja küsis, kas ta teab, mis aasta on. Ja siis vastas Hogancamp, et on aasta 1984 ja ta uskus, et viibib haiglas Ibizal. Talle teatati, et rünnak jättis ta koomasse on aasta 2000 ja ta oli teadvuseta olnud vaid 9 päeva. Arst selgitas siis, mis juhtus ja ütles, et tal on vedanud, et ta pärast meeste rünnakut elus on. Ta andestas oma ründajatele kohe, kuid ei mõistnud, millist püsivat mõju see trauma talle avaldab. Arst ütles lausa, et oleks 2 korda mõelnud enne, kui oleks grupile andestanud, kuid oleks teadnud, mida temaga tehti. Ta jäi haiglasse veel 40 päevaks ja pärast seda, kui tema kindlustus lõppes, saadeti ta koju. Ta pidi läbima 12 kuud füsioteraapiat ja ta oli vihane, et pidi uuesti kõndima õppima, kuna rünnaku tagajärjel sai ta ajukahjustuse. Tema teraapiakindlustus lõppes samuti ja tänu ülbele kindlustusagendile, kes talle sellest teada andis, hakkas Hogancamp vihkama kõiki mehi. Ta vajas väljundid oma emotsioonidele ja kunstilisele poolele. Nii hakkas ta oma tagahoovis minilinna looma. Ta pani sellele nimeks Marwan Call, teise maailmasõja aegne Belgia linn, mida tegelikult ei eksisteerinud. Ta kasutas selle ehitamiseks puitu, naelu, kruvisid ja aknaid ning lisas isegi baari, kus pakuti jooke, mille ta valmistas klaasikildudest. Seejärel lõi ta panga, jäätisekohviku, bensiinijaama ja kalmistu. Ja siis hakkas ta linna asustama minifiguuridega, kes mängisid läbi kõik võimalikke stseene, mida ta suuta välja mõelda. Ja ta oli sisuliselt toonud endale teise elu, kuna tal oli vähe mälestusi oma elust enne rünnakut. Varsti puhkes sõda ja stseenid omandasid märksa häirivama õhkkonna. Ta tegi kunstilisi fotosid lahingustseenidest ja nende tagajärgedest ning oli piisavalt andekas, et need tunduksid elutruud. Ta taas lõi isegi toimunud rünnaku, kuid hoolitses selle eest, et stsenaarium kulgeks teisiti ja 5 meest saaksid, mida nad väärisid. Hiljem tunnistas ta, et taas lõi seda stsenaariumi sageli, sest teadis, et päriselus ei saada oma ründajatele kunagi kätte maksta. Tema fotod avastas lõpuks fotograaf nimega David Nagel, kes võttis ühendust ajakirjaga Esopus, et jagada Hogancampi lugu. Ja pärast seda Marwani kõned tehti dokumentaalfilm ning temast sai tunnustatud kunstnik. Number 9. Dokumentaalfilm The King of Kong, A Fistful of Quarters käsitleb ootamatut teemat, videomänge. See on tööstusharu, mis on vallutanud kogu maailma ja teenib igal aastal miljardeid dollareid. Aga see film jälgib 2 konkreetset mängijat ja nende tulist rivaalitsemist. 80-ndatel oli mängur Steve Weeb insener, kuid ta oli raskustesse sattunud ja töötu. Billy Mitchell pidas restorani ja mõlemal mehel oli sama kirg saavutada videomängus Donkey Kong kriigiaegade kõrgein tulemus. Dokumentaalfilmi lõi Seth Gordon ja see ilmus 2007 aastal ning see keskendub peamiselt Weebi katsetele mängu tipptulemust ületada. Sel ajal oli Mitchell rekordiomanik, kuid Weeb oli otsustanud ta troonilt tõugata. Selleks ostis ta endale Donkey Kongi mänguautomaadi ja paigutas selle oma koju Redmondis, Washingtonis. Seejärel hakkas ta analüüsima mängu mustreid ja võimalusi neid ära kasutada, harjutades samal ajal oma oskusi mängus. Aastal 2003 suutis ta saavutada skoori 947 200, ületades Billy Mitchelli varasema tippmargi.
Ta salvestas oma mängusessiooni VHS-kassetile ja saatis selle Twin Galaxiesile, mis on Guinessi rekordite raamatu ametlik mängutulemustega tegelev organisatsioon. Uue rekordi kindlustamisega sai temast Seattle'is omamoodi väike kuulsus ning peagi ületas ta omaenda tippmargi, kogudes mängus üle 1 miljoni punkti. Seda tehti esimest korda ajaloos. Mitchell ei suhtunud sellesse hästi ning Twin Galaxies nõustus saatma kohtuniku Weeby koju, et tema mänguautomaati üle vaadata. Kui avastati, et mänguplaadi oli tarninud Roy Schild, mängur, kes hoidis Missile Commandi rekordid ja kellelt rekord oli ära võetud Mitchelli kaebuse tõttu, tühistati Weeby rekord. Kahtlustati, et Schild oli plaadiga manipuleerinud, et Mitchellile kätte maksta ning kuna rekord esitati VHS-kassetil, jäi tema hiilgus üürikeseks. Kuid Webb ei andnud alla. Ta osales turniiril eesmärgiga saavutada oma rekord Twin Galaxiesi kohtunike silme all ning Mitchell keeldus tema ettepanekust omavahel võistelda. Hoolimata sellest, et üks Mitchelli sõpradest tüüdis teda segada, tuues tema masina juurde rahva hulga, purustas Webb taas rekordi ja jõudis mängu viimasele lõpuekraanile. Seejärel salvestas Mitchell end saavutamas veeldi kõrgemat skoori ning lint mängiti kohtunikele ette. Mitchellile anti tiitel, hoolimata sellest, et peakohtunik märkas aeg-ajalt tema skoori ootamatut tõusu. Ja kui Weeb palus salvestis näab, siis tema palved eirati. Guinness World Records tunnustas Mitchelli rekordid ja korraldas turniiri Hollywoodis, Floridas, Mitchelli kodulinnas. Ta keeldus taas Webbiga isiklikult vastamisi minemast, kuid Webb suutis lõpuks tema skoori ületada, saavutades enneolematu 1 049 100 punkti. Siiani on Mitchelli maine mängurina rikutud, kuna enamik inimesi usub, et ta kasutas kõrge skoori saavutamiseks kahtlasi võtteid, kuid ta eitab igasugust süüd, hoolimata sellest, et tõendid tema VHS-lindistusel on selged kui päev. Number 9. Paljud inimesed mäletavad näitlejat Alex Winterit tema peaosa eest filmis Billy ja Teddy suurepärane seiklus, kus ta mängis koos Keanu Reevesiga keskkooliõpilast, kes eelistaks pigem kitarri mängida kui kodutöid teha. Kuid paljud inimesed ei tea, et ta lavastas ka dokumentaalfilmi pealkirjaga Panama paberid. See räägib loo tohutust andmelekkest, mis toimus 3. aprillil 2016 ja paljastas suure korruptsiooniskandaali, millest maailm polnud teadlik. Tekkinud oli koguni 2,6 terabaiti infot ning see sisaldas rohkem kui 200 000 offshore-konto advokaadi kliendi teavet. Osa lekkinud dokumentidest pärines juba 70-ndatest ja neil kõigil oli üks ühine joon. Kontood loodi Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca poolt. Ja pärast seda, kui teave varastati, sisestati see andmebaasi, millele pääses ligi ja mida sai otsida igaüks, pannes kontoomanikud raskesse olukorda, sest nende isiklik teave oli nüüd kõigile nähtav. Tänu isikuandmete lekkimisele esitati mitmele inimesele süüdistus pärast seda, kui avastati, et nad olid korrumpeerunud. Seal hulgas Jan Marsalik, kes oli seotud Vene luurega, ja Harold von der Gauts, isik, kes oli toime pannud pettusi mitmes riigis üle maailma. Seejärel avastati, et osa Mossack Fonseca all tegutsevatest riiulifirmadest kasutati pettusteks ja korruptsiooniks, maksudest kõrvalehoidmiseks ning rahvusvaheliste sanktsioonide vältimiseks. Inimesed hakkasid nõudma vihjeandja nime avalikustamist, kuid tänaseni on tema isik jäänud teadmata. Küll aga avaldas ta, et andis selle info välja, kuna uskus, et maailma rikkus on ebaühtlaselt jaotatud. Niipea, kui ta nägi nende dokumentide infod, sai ta aru, et toimub rahvusvaheline pettus suures ulatuses ja otsustas selle vastu midagi ette võtta. Dokumendid saadeti ajakirjanik Bastian Obermeierile ja avaldati rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi veebilehel. Pärast dokumentide avalikustamist hakati neid kutsuma Panama paberiteks, mis ei meeldinud Panama valitsusele, kuna nad uskusid, et see nimi kahjustab riigi mained. Avalikustati 214 000 riiulifirma juhatuse liikmete nimed, keda kõiki oli abistanud Mossack Fonseca. Nende finantsandmed said kogu maailmale avalikuks ja Uruguay's arreteeriti kohe 5 inimest pärast seda, kui lekkest selgus, et nad olid raha pesnud. Šveitsis tegutsevat advokaati süüdistati oma kliendi raha ebasobivas kasutamises ning selle riigi võimudolijate, sealhulgas Katari kuningliku perekonna abistamises ja nende tegelike sissetulekute varjamises võimude eest. Samuti avastati, et advokaadibürool olid sidemed kõrgetasemeliste poliitikute, kuulsuste ja rikaste ärimeestega. Tuli ilmsiks, et paljud neist tuntud isikutest on varjanud lisasissetulekuid, et vältida maksude maksmist.
Nende hulka kuulusid riigipead Araabia Ühendemiraatidest, Ukrainast, Saudi Araabiast, Argentiinast ja Islandilt. Koguni 40 riigi ametnikud olid asjasse segatud ning nende nimed avalikustati koos nende finantsandmetega. Selle massiivse lekke tulemusena algatati ülemaailmne uurimine, mis muutis finants- ja poliitilist olukorda kogu maailmas. Aastaks 2026 oli dokumentides nimetatud isikutelt tagasi saadud üle 2 miljardi maksuraha ning paljud inimesed anti kohtu alla rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise, korruptsiooni ja pettuse eest. Vilepuhuja oli kahtlemata saavutanud oma eesmärgi ning avalikkus sai teada, kui palju korruptsiooni maailmas nende teadmata toimub. Number 7. TikTok on sotsiaalvõrgustiku platvorm, mis on vallutanud kogu maailma. Aga tänu dokumentaalfilmile Dancing with the Devil teame nüüd, et TikTokil on ka tumedam pool, mida enamik selle kasutajatest poleks kunagi osanud oodata. Film keskendub grupile TikToki tantsijatele, kes otsustasid liituda managementifirmaga nimega 7M. Kuid paljud tantsijad ei teadnud, et 7M on ühtlasi kirik nimega Shekinah Church, kuhu lubatakse ainult kutseõppevliikmeid ning seda juhib pastor nimega Robert Shin. Dokumentaalfilmi, mida lavastas Derek Donen, tutvustab esmalt Winking Sistersid, Mirandat ja Melaniat. Nad unistasid ühel päeval tantsijateks saamisest ning pärast suure kogemuse omandamist otsustasid nad kasutada TikToki oma platvormina, kogusid tohutult 3,3 miljonit jälgijat ja oli teel eduni. Tain tantsija Kevin Davis oli samuti suurte ambitsioonidega, kuid tal olid rahalised raskused ja ta elas oma autos. Kui ta hakkas TikToki videoid üles laadima, sai ta äkitselt aru, et võib oma annet maailmaga jagades endale sissetulekut teenida. Shin jõudis samal arusaamisele ja hakkas tantsijaid 7M-i värbama. Kui nad liitusid, hakkas Shin nende brändilepinguid haldama ja pakkus neile taskukohast majutust. Ta pakkus neile ka ruume videote loomiseks, kuid samal ajal julgustas ta neid liituma Shekinah kirikuga. Neile öeldi, et nad peavad käima kirikuteenistustel ja andma oma elu Jumalale, kuid samal ajal kästi neil pühenduda Shinile, kuna tema enda sõnul oli ta Jumala mees. Varsti oli Shin end kirikutantsijate ellu sügavalt sisse seadnud ning neid heidutati suhtlemast oma sõprade ja perega väljaspool. Selline käitumine on tüüpiline sektidele ja varsti hakati ka seda kirikut niimoodi nimetama. Liikmed ja endised liikmed hakkasid avalikustama tõde kiriku kohta, väites, et Shin oli nende suhtes mitmel korral sobimatult käitunud, süüdistusi, mida ta kohe eitas. Melanie ja Miranda vanemad süüdistasid kirikut Miranda ajupesus pärast seda, kui Melanie oli grupist lahkunud ja kõik sidemed nendega katkestanud. Lõpuks nõustus ta nendega kohtuma ja loodeti, et perekond saab taas kokku, kuid nii see siiski ei läinud. Selle asemel tegi ta kohtumisest otseülekande miljonitele oma jälgijatele ja tegi kõik, et kujutada oma vanemaid oma elu probleemina, mitte seda kultust, millega ta seotud oli, mis on samuti sellistes juhtumites tavaline. Sellest ajast alates on paljud endised 7M-i liikmed sõna võtnud Shini ja tema kiriku vastu ning Shini ja mõnede tema järgijate suhtes on esitatud veelgi rohkem süüdistusi, näiteks inimkaubanduses. Kirik tegutseb tänaseni, kuid tänu nendele paljastustele on see tugeva rahalise ja juriidilise kontrolli all ning mitmed endised liikmed on kultuse vastu kohtuasju algatanud. Cues. Amy Lynn Bradley kadumist nimetatakse sageli üheks kõige mõistatuslikumaks tänapäevaseks kadumisjuhtumiks merel. Ja dokumentaalfilm Amy Bradley is Missing püüab tema juhtumile valgust heita, kuid paljud küsimused on endiselt vastuseta. 1988 aasta märtsis oli Amy 23-aastane ja elas Chesterfieldi maakonnas Virginias. Tema tulevik paistis helge, sest ta oli lõpetanud Longwoodi kolledži ja plaanis alustada karjääri arvutikonsultandina. Need plaanid pandi mõneks ajaks ootele, kuna tema ja ta pere otsustasid koos kruiisile minna. Nad astusid pardale laevale Rhapsody of the Seas, mis kuulus Royal Caribbeanide ja suundus Curaçaole. Umbes kell 5:20 sel aasta 24. märtsil ärkas Amy isa Ron üles ja otsustas vaadata, kuidas tal ja tema vennal Bradil läheb. Ta märkas, et Amy magas nende kajuti rõdul lamamistooli ja läks ise tagasi magama. Mõned allikal väidavad, et rõdu uks oli lahti, kuid Ron on kindel, et see oli suletud, kui ta kontrollis. Ta ärkas uuesti kell 6 hommikul ja seekord polnud Amy kusagil näha. Ta märkas, et ka tema tulemasin ja sigaretid olid kadunud ning ta muutus murelikuks, sest Amy poleks kunagi lahkunud ilma vanematele ütlemata, kuhu ta läheb.
Ta otsis laevalt neid kohti, kus arvas, et Amy võiks olla, kuid tulutult. Seetõttu äratas ta ülejäänud pere üles, et teatada, et ta ei suuda Amyt kusagilt leida. 3 inimest ütlesid politseile, et nad nägid teda laeva ülemisel tekil koos laeval esinenud bändi liikme Alastair Douglasega umbes kell 5:40 hommikul. Nad lisasid, et ta andis Emil klaasi, milles oli tume vedelik, mille Amy arvatavasti ära jõi. Douglasit nähti kell 6 hommikul ülemisel tekilt üksi lahkumas. Pärast seda, kui laeva personalile teatati tema kadumisest, tehti teadaanne, milles paluti tal tulla umbes kell 7:50 laeva vastuvõtulaua juurde. Kella 9 pärastlõunal oli kogu laev personali abiga läbi otsitud, kuid Amyt ei olnud ikka veel kusagil näha. Laiva personali on hiljem kritiseeritud, kuna nad viivitasid otsinguga ja võisid raisata aega, mille jooksul Amy oleks võidud üles leida. Kummalisel kombel ütles Douglas Bradile, et tal on kahju kuulda tema õe kadumisest, kuid ta tegi selle avalduse enne ametlikku teadaannet, mida paljud pidasid kahtlaseks. Hiljem läbis ta polügraafi testi ja teda nähti naeratamas ning bändikaaslastele pöialt näitamas, kui ta intervjuuruumist välja kõndis. Hollandi Kariibi rannavalve otsis veekogusid 4 päeva, kuid kui 27 kuupäevaks midagi ei leitud, lõpetati otsingud. Mõnda aega kahtlustati, et Amy oli üle parta kukkunud, kuid see teooria lükati ümber, kuna ta oli koolitatud vetelpäästja ega oleks kunagi sellist viga teinud ning samuti ei usuta, et oleks vette lükatud. Üks taksojuht Curaçao'l teatas, et nägi Amyt seal, kui laev saabus ja et ta jooksis läbi parklast otsides telefoni. Ta nägi teda veel mitu korda, kuid neid nägemisi ei kinnitatud kunagi. Teda on sellest ajast saadik mitu korda Curaçao'l nähtud ja mõned tunnistajad teatasid, et oli 2 agressiivse mehe seltsis, kellest üks nägi välja nagu Douglas. Teine mees rääkis politseile, et Amy tuli tema juurde ja selgitas, et teda hoitakse Curaçao'l tema tahte vastaselt. Väidetavalt on teda nähtud ka San Franciscos 2 mehega ja Bridgetownis Barbados'en 4 mehega. Dokumentaalfilmis mainitud detaili kohaselt ütles laeval töötanud naispaaridaam politseile, et Amy kadumise hommikul kuuris ta teda hüüdmas, señorita rööviti. Ta kordas seda fraasi 2 korda, enne kui teine ettekandja ta restorani taha viis. Kõik, kellel on võimalik lisada teavet Amy juhtumi kohta, peaksid viivitamatult võtma ühendust FBI-ga numbril 202 324 3000 või We Help the Missing vihjetelefonil 86 666 040 25. Number 5. On kahetsusväärne tõsiasi, et üks halb otsus võib kellegi elu rikkuda. Restoranipidaja nimega Sarma Melengilis on selle elav tõestus. Temast räägib dokumentaalfilm Bad Vegan, Fame, Fraud, mida lavastas Chris Smith ja mis ilmus 2022 aastal. Sarma kasvas üles Massachusettsis ja juba varakult ilmutas ta huvi koka kunsti vastu tänu oma emale, kes töötas kokana. Täiskasvanuna kolis ta New Yorki, kus töötas investeerimisfirmas. 1996 aastal kolis ta Bostoni, kuid 2 aastat hiljem naasis ta New Yorki ja lõpetas 1999 aastal French Culinary Institute'i. Seejärel avas ta koos Matthew Kenny, oma tollase poissõbra, ja Jeffrey Chataroviga vegan restorani Pure Food and Wine ning Gramercy Parki. Restoran sai kiiresti populaarseks ja New York Magazine nimetas selle 100 parima hulka. See valiti ka Forbesi ajakirja poolt üheks New Yorki tippsöögikohaks. Aga 2009. aastal hakkasid asjad viltu vedama. Sarma süüdistas Matthew'd selles, et ta ei pööranud restorani rahandusele piisavalt tähelepanu ja ta vallandati. Shotero laenas talle $1,2 miljonit, et kindlustada äri tema nimele, kuid seejärel avas ta koos samade 2 partneriga One Lucky Duck mahla ja kaasa ostukoha. 2015 aastal keeldus mõlema restorani personal töötamast, kuna neile polnud üle kuu aja palka makstud, märkides, et see polnud esimene kord, kui nad pidid töötama ilma palgata. Mõlemad restoranid suleti ja Sarma tunnistas, et tal olid rahalised raskused. Restoranid avati sama aasta hiljem uuesti, kuid 3 kuud hiljem kordus sama olukord ning mõlemad restoranid suleti seejärel jäädavalt. Paljudele teadmata oli tal ja tema abikaasal Anthony Strangesel, kellega ta abiellus 2012 aastal, investoritele ja töötajatele suured võlad, mida nad ei kavatsenudki tagasi maksta. Paar kohtus internetis ja mees väitis olevat salaoperatsioonide spetsialist, mistõttu nad ei näinud teineteist väga tihti, kuna ta tuli töö tõttu palju reisida. Michuinidel olles palus ta naisel endale raha saata, tavaliselt sellepärast, et oli tööülesandeid täites sattunud hätta või keerulisse olukorda. Lõpuks sai tal raha otsa ja ta hakkas talle maksmiseks kasutama oma töötajate palku.
Stranges veenis teda, et valitsus jälgib teda ja et ta peab tõestama oma ustavust ühele üksusele nimega perekond. Selleks pidi ta saatma Strangisele ükskõik kui palju raha, mida ta küsis. Kui ta seda teeks, saavutaks ta surematuse, nagu ka tema koer Leon, vähemalt Strange'i sõnul. Selleks ajaks olid tema vahistamiseks juba välja antud orderid, kuna teda süüdistati suuremahulises varguses. Mis puudutab Sarmat, siis teda otsiti tööseaduste rikkumise, suuremahulise varguse ja maksudest kõrvalehoidumise eest. Paar arreteeriti Tennessee osariigis ja Sarma tunnistas end süüdi. Ta mõisteti pärast kokkuleppe saavutamist 4 kuuks vangi. Tema ja Strangis lahutasid 2018. aastal ning täna on ta koos oma koera Leoniga New Yorgis oma elu uuesti üles ehitamas. Number 4. Veebikohtingutel on nii head kui ka halvad küljed. Positiivse poole pealt saavad inimesed turvaliselt oma kodust kohtuda ja üksteist tundma õppida ning nad võivad kohtuda siis, kui nad on valmis otsustama, kas soovivad suhet alustada. Negatiivse poole pealt ei saa kunagi olla täiesti kindel, et teine inimene on tõesti see, kelleks ta end esitleb. Aastate jooksul oleme kõik kuulnud paljusid õudusjutte, mis said alguse interneti tutvustest ja Karatasi juhtum on sellest veel üks näide. Tema kannatustest räägitakse põhjalikult dokumentaalfilmis Sweet Bobby, My Catfish Nightmare, mis ilmus 2024 aastal. Selle lavastas Latanya Shannon ja see toimib hoiatava loona kõigile, kes kaaluvad interneti tutvuste proovimist. Kirati kannatused algasid 2009. aastal Londonis Inglismaal, pärast seda, kui ta sai Facebookis sõnumi kelleltki nimega JJ. Ta väitis, et on 18-aastane, umbes 10 aastat temast noorem ja et ta käid kohtamas tema nõbu Simran Bogliga. Ta lisas, et oli talle kirjutanud, et nõu küsida, kuna tema ja Simran olid oma suhtes raskesse perioodi sattunud. Ta ei võtnud seda väga tõsiselt, kuid järgmiste nädalate jooksul saatis Kirat talle mõned nõuandvad sõnumid ega mõelnud olukorrale eriti tihti. Tema veebiprofiilis ei tundunud midagi kahtlast, kuna seal olid fotod temast pulmas ning neil oli mitu ühist sõpra, nagu ikka võib oodata. Ta oli ka varem tema perekonnast kuulnud, nii et ta ei kahtlustanud kunagi, et midagi võiks olla ebaaus. Mõni nädal hiljem sai Kirat kurva uudise, et JJ kaotas Keenias elu. See uudis tuli talle ootamatult, kuid kuna tema ja JJ polnud kunagi kohtunud, unustas ta peagi nende suhtluse ja jätkas oma eluga. Seejärel võttis temaga ühendust Bobby, JJ vend, kardioloog, kes oli Karatile vanuselt lähemal. Nad hakkasid suhtlema ja said sõpradeks ning kuna nii Karat kui ka Bobby olid suhtes, jäid nende suhted platooniliseks. Nad saatsid teineteisele aeg-ajalt sõnumeid, kuid tihti möödus 1 või 2 ilma suhtlemata. Siis sai ta teada, et ka Bobby oli Keenias elu kaotanud pärast seda, kui teda tulirelvaga rünnati. Tema sõbrad osalesid tema matustel ja postitasid sündmusest fotosid oma Facebooki profiilidele. Kuid mõni kuu hiljem sai ta teada, et Bobby on elus ja saab ravi Londoni haiglas ning et ta on paigutatud tunnistajakaitseprogrammi. Tema ja Kirat hoidsid ühendust ning Bobby avaldas, et tema haavadest tingituna tekkis tal eluohtlik seisund. Ta võttis ühendust tema meditsiinilise konsultandi ja endise abikaasaga ning aja jooksul hakkasid tema ja Bobby lähedasemaks saama. Nad said paariks 5 aastat pärast seda, kui olid internetis kohtunud. Ja kuigi nad ei näinud teineteist kunagi, sõid nad õhtust samal ajal ja vaatasid koos samu saateid. Kirat ei näinud Bobbyt kunagi, sest ta väitis, et videokõned on programmi reeglite vastu. Ja teistel kordadel ütles ta, et tema telefon ei tööta korralikult. Sue näis kulgevat hästi, kuid siis hakkas Bobby käitumine muutuma. Ta ütles talle, et tuleb Londonisse temaga kohtuda, kuid tal oli alati mingi vabandus, miks ta ei saanud tulla. Ta hakkas talle ütlema, kellega ta võib ja kellega ei tohi aega veeta, milliseid emotikone ta tohib kasutada ja kaotas isegi enesevalitsuse, kui sai teada, et teda oli ravinud meesarst. 2018. aastal väitis ta, et on Ühendkuningriigis, kuid jätkas ettekäänete toomist ning Kirat otsustas saladuse lõpuni välja uurida. Ta palkas eradetektiivi, kes avastas, et mees elas Brightonis, mitte Londonis, nagu ta oli väitnud. Ühel päeval otsustas ta sõita Bobby koju, et temaga silmitsi seista. Ta oli närvis, kuid suutis siiski koguda julgust, et tema uksele koputada. Ja üllatuslikult avas Bobby ukse ning ta nõudis teada, miks ta oli talle oma asukoha kohta valetanud. Bobby oli süüdistusest jahmanud ja näis täiesti segaduses. Siis tuli välja, et keegi oli tema identiteedi varastanud ja petnud Karatit uskuma, et ta suhtleb päris Bobbyga, kellel polnud mingeid terviseprobleeme ja kes polnud kunagi isegi Keenias käinud.
Süüdlaseks osutus lõpuks Karati enda nõbu, Simron Bogol. Ta alustas seda pettust juba 18-aastaselt ja jätkas Karatile valetamisega 9 aastat. Hiljem palus ta vabandust ja väitis, tegi seda seetõttu, et nii tema kui Karat olid oma elus raskes olukorras ning ta uskus, et popi oli ideaalne viis nende elude natuke põnevamaks muutmiseks. Kirat võitis 2020 aastal Simrani vastu suure kahjutasu hagi, kuid Simranile ei esitatud kunagi kriminaalsüüdistust. Tal puudub praegu igasugune veebipõhine kohalolek ja ta eelistab elada oma elu tähelepanust eemal. Kolmandaks, 2022 aasta Felicity Morrissey dokumentaalfilm The Tender Swindler räägib loo mehest, kes nimetas end Simoniks. Lviv, kes suutis veebipõhise tutvumispetuskeemi abil mitmelt naiselt nende raskelt teenitud raha välja petta. Tegelikult on tema nimi Simon Hyatt ja ta on ka varem seadusega pahuksisse sattunud. Teismeliseas hakkas ta Brooklynis New Yorgis elades tegelema tšekipettustega ning 2011 aastal arreteeriti ta pärast seda, kui talle esitati süüdistus pettuses ja võltsimises. Ta oli loonud ka võltsitud passe, vale tšekke ja võltsitud identiteete. Varsti otsustas ta hakata elukutseliseks pettiseks, kuna see teeniks talle raha kiiremini kui päris töö tegemine. Tema esimene suur pettus algas Soomes ja seal pettis ta 3 naist. Ta arreteeriti ja mõisteti 3 aastaks vangi, kuid selle aja jooksul lihvis ta oma pettusskeeme, et saaks pärast vabastamist oma plaanidega jätkata. Kui ta 2017 aastal vanglast välja sai, naasis ta oma kodumaale Iisraeli. Ja just siin sai temast Simon Lviv, teemantifirma tegevjuht. Ta väitis, et on äärmiselt rikas, kuna tema isa oli miljardär ja nimetas end sageli teemandiprintsiks. Kui ta kohtus internetis naisega, hakkas ta oma rikkust demonstreerima, kuid siis väitis, et vähemalt üks tema paljudest vaenlastest on tema kannul. Ta palus raha lendude jaoks, et põgeneda või turvalise peidupaiga eest maksmiseks, kus teda ei oleks võimalik leida. Ta lubas raha tagasi maksta kohe, kui on turvaliselt pääsenud ja paljud naised langesid selle triki ohvriks, sest ta näis olevat just see, kellena ta end internetis esitles. Üks naine kohtus temaga isegi isiklikult ja kuna ta nägi välja täpselt nagu oma profiilipildil, ei kahtlustanud ta kordagi, et teda petetakse. Mõned tema ohvritest võtsid isegi pangalaenu, et tema turvalisust tagada. Teised aga tühjendasid oma eluaegsed säästud, uskudes, et on leidnud oma eluarmastuse. Ta pettis naisi üle kogu maailma erinevatest riikidest. Mõned olid veendunud, et nad kohtuvad lõpuks ja veedavad koos ülejäänud elu ning vähemalt üks ohver hakkas otsima korterit, kuhu nad koliksid, kui ta oleks ohutus kohas. Samal ajal elas Hyatt tänu oma ohvrite rahale, krediitkaartidele, tšekkidele ja annetustele luksuslikku elu. Ühel hetkel näis ta tõesti püüavad 2 naisele raha tagasi maksta, kuid üks tšekk osutus katteta ja $100,000 sularahas, mille ta tagastas, osutus võltsiks. Alles siis, kui tema keerulist krediitkaardi kasutust märkasid krediitkaardifirmad, hakkas pettus ilmsiks tulema. Tema tõeline isik paljastati ja 2 tema ohvrit paljastasid ta artiklis pealkirjaga The Tender Swindler. Ta arreteeriti Kreekas ja mõisteti Iisraelis 15 kuuks vangi. Talle määrati 35,000 suurune hüvitis ja 4600 naela suurune trahv. Kuid ta vabastati 5 kuu pärast tänu pandeemia puhkemisele. Lviv väidab jätkuvalt, et on süütu, väites, et on seaduslik ärimees, kes tahtis lihtsalt internetis naistega tutvuda, hoolimata sellest, et ta pettis oma ohvritelt vaid 2 aasta jooksul välja umbes $10 miljonit. Number 2. Enamik meist on näinud paranormaalseid saateid, mis väidavad, et leiavad kummitusi ja teemoneid kummitavates kohtades, nagu majad, vanglad, mahajäetud haiglad ja vaimse terviseasutused, mis on juba ammu suletud. Neid saateid tuleks tavaliselt võtta teatava skepsisega, sest enamik varustusest, mida need paranormaalsed uurijad kasutavad, on parimal juhul teoreetiline ning paljud nende väited vaimude nägemise ja kummituste paljastamise kohta on aastate jooksul ümber lükatud. Selle žanri populaarsus on pidevalt langenud, kuid üks 2018 aasta dokumentaalfilm nimega Demon House, mille lavastas Zach Baggins, on jätnud vaatajad ärevile, peamiselt tänu ühele eriti häirivale stseenile, mis seal sees on. Dokumentaalfilmi alguses hoiatatakse vaatajaid, et kõik kujutatud inimesed ja kohad on päris ning nad peaksid olema ettevaatlikud, sest teemonid võivad elektrooniliste seadmete nagu telerite või sülearvutite kaudu inimestega kaasa minna. Baggins, paranormaalsete nähtuste uurija, kuulis ühest konkreetsest majast, mis oli müügis Cary linnas Indianas.
Talle räägiti, et see maja on seotud teemonliku seestumisega ning Aamundsi perekonnal, kes seal elas, oli raske toime tulla kõigi nende paranormaalsete nähtustega, mida nad kogesid. Nad olid näinud tundmatut olendid, kogenud levitatsiooni, kuulnud kehata samme maja erinevates osades ning isegi kohanud varjulist meest, kes kündis nende elutoas ringi. Nad uskusid, et tume jõud valitseb maja üle ning otsustasid selle maha müüa. Kuna sotsiaalmeediaplatvormid olid täis lugusid sellest majast, otsustas Baggins proovida seda osta ilma seda kunagi nägemata, kuid ta plaanis teha dokumentaalfilmi, uurides samal ajal hoonet. Selleks ajaks oli ta tänu oma saadetele Ghost Adventures, Deadly Possession ja House Calls kogunud suure fännibaasi ning ta oli kindel, et dokumentaalfilm saab olema edukas. Kuid enne kui ta isegi majja astus, hakkasid tal õudusunenäod. Ja niipea, kui ta projektiga tööle hakkas, jäi ta nii haigeks, et pidi nädala voodis olema. Isegi pärast paranemist võttis filmimine peaaegu 4 aastat, kuna meeskond pidi Baggansi sõnul tegelema kummitustega. Lähel hetkel dokumentaali kõige häirivamas stseenis muutus üks operaatoritest nii agressiivseks ja hakkas ülejäänud meeskonna peale karjuma. Seejärel peitis ta end lifti ja lõpuks vallandati ta oma agressiivsuse tõttu, mille kohta ta väitis, et see oli täielikult majamõju tagajärg. Tema kaasmeeskonna liikmed on seda kinnitanud, öeldes, et pärast juhtumit tundsid nad tema ümber külma õhku ja maja lammutati lõpuks 2016 aastal Baggansi pallel, kuna ta uskus, et keegi teine ei tohiks seal kunagi elada. Number 1. Armastus on väga salapärane asi ja on võimatu kedagi hukka mõista selle põhjal, kelle nad endale partneriks valivad. Paljude meelest siiski, et üks parandusametnik nimega Vicky White näitas halba otsustusvõimet, kui ta otsustas suhtesse astuda kinnipeetavaga nimega Casey Cole White ja nende lugu on jäädvustatud dokumentaalfilmis Jailbreak Love on the Run. Casey, kes on 6 jalga ja 9 tolli pikk, saadeti Lauderdale County Corrections Facilitiesse 75 aastaks pärast seda, kui ta mõisteti süüdi autokaaperdamises, koduinvasioonis ja tulirelvaga rünnakutes. Ta üritas ka kellegi elu võtta ning oli toime pannud esimese astme röövi. Valvurid ja kaasvangid kirjandavad teda kui sõbralikku ja sarmikast, kuid peagi said nad aru, et tal on plahvatusohtlik iseloom, eriti kui ta oli illegaalsete ainete mõju all. Mis puudutab Vickyt, siis selleks ajaks oli ta töötanud asutuses 17 aastat ja töötas selle parandusasutuse abidirektorina. Teda oli 4 korda tunnustatud aastatöötaja tiitliga ja ta pidi pensionile jääma 2022 aastal. Aga aasta enne seda avaldas ta, et käis samal ajal 2 mehega, kuid ta ei öelnud, et üks neist oli Casey, ilmselgetel põhjustel. Casey kaasvangid hakkasid kahtlustama, et neil on suhe, kuid nad ei oleks kunagi osanud oodata, mis edasi juhtus. Vicky oli alati öelnud, et päeval, mida pensionile läheb, teeb ta seda suure pauguga ja ta pidas oma lubadusest kinni. 2022 aasta 29. aprilli hommikul viis Nikki Keesi tema kongist välja, juhatas ta politsei sõidukini, käskis tal sisse istuda ja sõitis lihtsalt asutusest minema. Ta väitis, et Casey pidi ilmuma Florence'is kohtusse psühholoogilisele hindamisele ja et tema saadab teda sinna. Ta lisas, et külastab sel päeval ka oma arsti, kuna kahtlustas, et jääb haigeks, kuid tema kolleegid muutusid kahtlustavaks, sest kinnipeetavaid pidi saatma vähemalt 2 šerifi asetäitjat. Tunnid möödasid ja paar ei tulnudki tagasi. Sai selgeks, et tema ja Casey olid korraldanud hoolikalt planeeritud põgenemise ning valvekaamerate salvestised näitasid neid bensiinijaamas 8 minutit pärast asutusest lahkumist. Alustati üleriigilist inimjahti ja paari jäljed viisid Indiana osariigis Evansville'is asuvasse motelli. Kui politsei saabus, põgenesid nad halli Cadillac'iga ja järgnes tagaajamine. Casey sõitis lõpuks autoga avariisse ja andis enda vastupanuta alla, kuid Vickyl nii hästi ei läinud. Ta kaotas selles juhtumis oma elu ja Casey viidi tagasi vanglasse, et oma karistus ning põgenemise eest lisatud aastad ära kanda. Suur tänu, et vaatasite. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.